tere tulemast Viru Meedia YouTube'i kanalile. Pane kõr peale, sest Viru Meedia kõlab. Siin räägitakse sinu keeles. Ühendame kohalikud juured ja ülemaalised teemad. Värsked saated, mõttevahetus, teravad küsimused ja inimesed, kes loovad homset. Laupäeval 17. mail toimus Koerus endises kõrtsus Janune kägu, milleks on saanud tänaseks Järvamaa põlisrahva kogukonnamaja Eestimaa põlisrahvaste tunnustamise sündmus, kus olid kohal põlisrahva esindajad lisaks Järvamaale ka Saare, Viru, Viljandi, Pärnu ja Läänemaalt. Varem 19. aprillil oli Järvamaa põlisrahvas kuulutanud ennast olemasolevaks. Järvamaa põlisrahva liikumise eestvedaja Erik Berlini sõnul on põlisrahva liikumise üks eesmärke osalusdemokraatia juurutamine. Seisame ennekõike kohalike kogukondade huvide eest, et rohujuure tasandi häält võetaks meie elu korralduslikes küsimustes kuulda. Kaitseme loodust, austame traditsioone, seisame pärimuse ja kultuuri, külaelu, kogukondlike koolide eest. Osalusdemokraatia tähendab ennekõike seda, et inimesed osalevad aktiivselt kohaliku elu kujundavates poliitilistes protsessides. Mitte lihtsalt ei käi kord 4 aasta tagant valimas, lausus Berlin. Berlin avaldas lootust, et põlisrahva liikumine kogub Järvamaal hoogu ning aasta või 2 pärast võiks põlisrahva liikmeskond kasvada 1000 inimeseni. Eesti tasandil esindab põlisrahvaid konföderatiivsel põhimõttel põlisrahvaste koostöökogu. Koeru sündmus tõi selgelt esile kasvava vajaduse ametliku tunnustuse ja koostöö järele Eesti maade põlisrahvaste vahel. Mitte ainult kultuuri säilitamiseks, vaid ka inimõiguste kaitsmiseks ja iseseisva toimimise kindlustamiseks. Laupäevasel sündmusel pidasid kõnet ka Saaremaa põlisrahva valitud esindaja Kristjan Moora, Erik ja Kertu Potter Türi kihelkonnast, Paide kihelkonna nimel Risto Kiviorg. Põlisrahvaste koostöökogu ühispöördumise Eesti Vabariigi kodanikele luges ette virulane Timo Kalaus. Muusikaliste ja inspireerivate ettekannetega astusid üles saksofonist Lembit Saarsaru, Viru laulik Kaire Rapur, koolitaja Maiko Johanson Viljandimaalt, Järvamaa regilaulu ansambel Arhailised mehed. Meeleolukas päev lõppes Nurme talu korraldatud matkaga Norra allikatele, mida juhtis matkajuht Reinar Jürna ja õhtu kulmineerus lõkke- ja sauna koosolekuga, kus avatud mikrofon andis võimaluse vabaks aruteluks ning kogemuste jagamiseks. Põlisrahva liikumisega saab ühineda inimene, kellel on vähemalt üks esivanem aastaks 1924 pärit elukoha järgsest kihelkonnast või kes on viimased 15 aastat elanud ühes maakonna kihelkonnas, kuid kelle esivanematel on seos 1924. aastast mõne teise maakonna kihelkonnaga. Põlisrahvana saab ennast defineerida ka inimene, kes omab lapsi põlisrahvast põlvneva kaasaga ning kelle põlvnemine on tõendatud mõne teise kihelkonna esivanema kaudu 1924. aastast, mis oli kihelkondade kaotamise aastaks. Eestimaa põlisrahva liikumise peamisteks eesmärkideks on seista elamisväärse elukeskkonna, rahva kestmise, keele ja kultuuri säilimise ja osalusdemokraatia teostamise eest. Korraldajate sõnul on vastastikused tunnustuskirjad ja uute liikmete kaasamine selge märk sellest, et koostöö Eesti põlisrahvaste vahel süveneb. Need lepped aitavad meil tegutseda ühiselt, koordineeritult ja tõhusalt oma õiguste kaitsel ning kogukondade tugevdamisel. Järvamaa põlisrahva liikumisega on võimalik liituda saates kirja meilile jarvamaapolisrahvas@gmail.com. Infot põlisrahvaste kohta leiate lehelt maarahvas.ee.
seda hinnata, võid kaas minuga tulla. See on minu maa, need metsateed, rannaliit ja väike oja. See on minu maa, seda hoian, kaitsen ja armastan. Tean täpselt, kus on see kivi, millel istuda, kui olen kurb. Ja kus on see lõkkeplats, kus sõpradega teha võiks tuld. Tean, kus on see metsatee, kust kord emale korjasin lilli. Ja kus vaadata võiks looja